liiga korralikud tudengid on kahtlaselt korralikud, et alati politsei hakkab uurima, sest kui asi on keegi jookseb minema, kuskil politsei läheb järele ja tudengite puhul on see, et kui tudengid on väga korralikud, et siis politsei hakkab kahtlustama. No tegelikult, kui ma nüüd ausalt räägin, siis nad tulevad appi meile, et nad hakkavad jooksjate kiirust mõõtma. Trahvi ei tehta, kes siin ületab, et ma usun, et nii kiiresti keegi ei jooksma ei hakka. Move your ass! Move your ass! Ravers unite! Maximum respect to the whole European posse! Make some noise! See on Stalkeri kiirusemõõtja ja ta mõõdab kuni, ütleme, +–3, see on alla 120 kilomeetri on see eksimise võimalus ja ülejäänud on, sõltuvalt kiirusest, +–4 seal. Ja tegu on Ameerika aparaadiga. On usaldusväärne püss? On testitud aparaat, taadeldud aparaat, sellega võib tee peal ka mõõta kiirust. Ravers of the universe! You keep the spirit alive! Come on! Come on! Hardcore! Väsisid ära ka või? Ei väsinud, aga lihtsalt bossid ei pea, ei tule. Nii kurat siled olla ei saa. Kuidas tulemusega rahule jääd? Hästi. Hästi käib. Okei. Come on! Posse! You gonna keep it up! Come on! Party! You gonna move! Come on! Posse! You gonna keep it up! Come on! Party! Move your ass! Move your ass! Eks saate tegijad peavad ka kõik järgi proovima. Ma loodan, et mina seda omale varba peale ei heida, seda sankpommi. Tuleb, siit tuleb. 6:34. 6:34, pole üldse paha tulemus. Ma arvan, et selles on nagu mugavam niimoodi võistelda, et see on nagu vabam või nii. Te ei ole nii palju riideid ümber, et piiravad. Täna nagu eriti hästi ei ole üldiselt läinud ikkagi siiski. Kuigi mul on, et õige varustus nagu seljas, aga ei lähe hästi täna. Miks? Ma ei tea, nagu ma seda sangpommi viset pole varem tegelikult proovinud ka kunagi ja seda need papist taldrikute visetega, nii et niisugune tehnika pool jääb nagu vajaka. See juba probleemi. Eile sai 5. korrusele asju võetud, nii et korras, see on mul käpad. Täissuuga ei räägita, aga arvestades hinda, mis on 6 toidukorda 100 krooni eest, väga hea.
Mina olen rahul küll. Ma ütleks välimuse järgi, et on bluff. Aga ma ei tea, noh. Maitse järgi? Peaaegu bluff. No, siin on mingi tugev morsijook ja väike kapsast ja saia peab ka kõrvale ikka sööma. Tunned, et nii kasvavad su luud terveks ja tugevaks? Luud on juba terveks tugevaks kasvatatud. Selle peal väljas ei ole. Mille peal te siis väljas olete siin? Me oleme feelingu peal. Et see on üldse, me siis sööma ei tulnud. See rada ei ole just kergemate killast. Ja seda ma võin lubada, et märja või õigemini kuiva käega ega kuiva jalaga siit üles ei saa. Kuidas oma tempod siin raja peal hindad? Tasakaalukas, mõistlik. Aga lähed võidu peale? Ikka võidu peale. Jõua, tule siit üle joone ära, me saame aja kinni panna. Tuleb. Meil rada läheb 7:30 kinni, et Uskumatu. Need, kes juba siia üles on jõudnud, need on tõsised kangelased. Rahuliku tempoga tulles võtab juba niimoodi läbi. Suu ainult vahutab. Kuidas sa rada hindad? Kuidas see oli sinu jaoks? Raske. Me oleme ühtekad. Oleme küll. Aga ma jõudsin kiiremini üles kui sina. Ma olen esimest korda tulin proovima, mis värk on. Hea oli. Mudane. Mõtlesin, et nüüd ronin järgmisesse auku ja ma pean üles jõudma. See oli ainu siis nagu mõttes siis see tekkis. Siin võitis endale. Koor täielikult. Aga jäid rahule? Jäin rahule. Ma jõudsin üles ära, loomulikult jäin rahule. See ei ole treening, see on tapmine. Võistlejad, tähelepanu! Valmis olla! Stardime! Kui te arvasite, et ülesminek on hullem, siis alla tulek on veel hullem. Nii palju siis minu vihmavarjust ja nii palju minu puhastest kätest. Ma mõtlesin, ma tulen kui džentelmen. Ja käsi sai kõrvetada. Seal on nõgesed. Uskumatu.